Tere tulemast Koeru Keskkooli 44. lennu lõpuaktusele. Palun teil tänaste päevakangeliste auks tõusta. Meile esineb Koeru muusikakooli flöödiõpilane Lilian Berlin. Lilian sai mõned päevad tagasi Koeru Keskkooli galahommikul tiitli meie kooli noor muusik.
Sõna saab Koeru keskkooli direktor Jaan Kabin. Head lõpetajad, kohe vilistlased, õpetajad, vanemad, lähedased. Muutuste kavandamisel ja tegemisel on kõige raskem lahti saada rajasõltuvusest. 12 aastat olete käinud kooliteed ja see ei jätnud oma raja. Juhan Viiding. Jõudu tööle, see on igavene soov. Jõudu tööle, see on imeline soov. Selle soovi sees on hää ja sügav hool. Lase kõlada sel soovil meistri pool. Jõudu tarvis, see on igavene vastus. Jõudu tarvis, see ainuline vastus. See töö ja vaeva tasakaalu keel. Las kõlada tal veel ja veel ja veel. Mis ootab teid ees? Vaevaline kliimamuutustega kohanemine või hoopis põnevad uued tehnoloogiad? Öeldakse, et laevad on sadamas turvalised, aga mitte selleks pole laevad loodud. Teil on ees erakordne aeg. Te olete omandanud baasteadmised, et öelda elule jah. Tahate seilata elumerel? Ma tahan ja saan hakata realiseerima oma unistusi. Head vanemad, olge positiivsed innustajad. Aitäh teile koostöö eest. Head õpetajad, olete loonud noortele soodsa pinnase kultuuri, kaunite kunstide, reaalainete, humanitaarainete. Pagas on piisav, et tänane veel abiturient saab näidata maailmale. Olen haritud ja valmis edasi minema. Aitäh, õpetajad. Aga head lõpetajad, tegime siin omakeskis nalja, et aktus tuleb ära jätta. Miks? Sest te olete nii vahvad, nii kenad, toredad inimesed olnud, et eks mul on natukene raske, muutun härdaks. Aga aitäh teile, Helin, Hedi, Angelika, Francesca, Elisa, Andra, Robin, Patrik, Angelika, Keili, Kaidi, Ervin ja Kevin Kaur. Olete olnud suurepärased kaasteelised koolipärele ja eeskujuks noorematele. Teis on olnud ikka elujõudu ja oskust näha pikka perspektiivi. Teis on empaatiat ja te teate, kuidas olla hooliv. Tsiteeri muusikut ja teaduste propageerijat Aigar Vaigu. Julmad sõnad, aga lõpp on ilus. Kes on harjunud mõtlema, suudab kohaneda ja jääb ellu. Rumalad inimesed teevad endale ja maailmale väga palju kurja ja lõpuks kaovad. Aga ma tean ja tunnen, teie ei kao. Ja mida teile soovida? Et teie vastas oleks alati silmapaar, kellele sügavalt silma vaadata. Et teil oleks piisavalt õnne ja katsumusi, mis karastavad. Ja et teil oleks oskust olla õnnelik. Olgu paigas teil tasakaalu keel. Palju õnne gümnaasiumi lõpetamise puhul. Aitäh! Sõna saab Järva abivallavanem ja meie kooli vilistlane Toomas Tammik. Head keskkooli lõpetajad, õpetajad, lapsevanemad. Erakordne õppeaasta on selleks aastaks lõppenud ning rõõmu valmistab, et Järva valla noored said selle erakordse aastaga väga hästi hakkama. Kindlasti on tänased lõpetajad ootusäravad tuleviku osas, sest olete astumas suurt sammu iseseisva elu poole. Kuid enne tuleb otsustada, kuidas edasi. Kas jätkata õpinguid, võtta mõtteaeg või suunduda koheselt tööturule. Kuid ühes asjas olen ma kindel. Lapsepõlv ei tohiks venida liiga pikaks. Mis ma selle all mõtlen? Silmaringi avardamiseks võiksid noored maailmas ringi rännata,
kui ka õppida välisülikoolis. See annab iseseisvaks eluks kaasa palju vajalikke kogemust kui ka häid sõpru. Kuid kui see nii-öelda avastamise ja õppimise periood üks hetk ei anna enam inimesele piisavalt juurde, siis ehk on õige aeg minna huvipakkuvale tööle, luua pere või hakata mõtlema kodu loomisele. Omast kogemusest võin öelda, et periood keskkoolist kuni tööellu on elus üks kõige põnevamaid ja muretumaid aegu. Nautige seda. Ja veel, ärge unustage koduvalda, vaid hoidke sellega sidet ja võimalustel panustage läbi erinevate tegevuste kohalikku ellu. Järva vald ootab teid. Muuhulgas on kaugtöös saanud tänasel hetkel reaalsus ning ka Järva vallas kaugtööd tehes on võimalik juhtida protsesse nii Tallinnas, Londonis kui ka mujal maailmas. 12 aastat tagasi olin ka mina Koiru keskkooli lõpetaja ning mind on õpetanud nii mõnedki samad õpetajad, kes teidki. Olen kindel, et olete selle ajaga saanud väga hea hariduse ja laialdase silmaringi, et teha teadlikult oma järgmisi valikuid. Olge oma otsustes julged, ärge kartke eksida, sest ka eksides on võimalik saada vajalikke kogemusi ja kui eksimustest järeldusi teha, oskate edaspidi teha veelgi paremaid otsuseid. Lõpetuseks tänan veel kõiki õpetajaid ja lapsevanemaid, kes igapäevaselt panustavad oma aega meie tulevikku. Palju õnne ja edu tulevastes valikutes, head keskkooli lõpetajad! Aitäh! Koolilaul esitab Liana Kullassepp. Ja ongi aeg jagada gümnaasiumi lõputunnistusi.
Selleks palun direktor Jaan Kabin ja õppejuht Pille Eha. Gümnaasiumi lõpetab kuldmedaliga Helin Kind ja talle on omistatud riigikaitseõpetuse kursuse hõbedane rinnamärk. Tegelikult tänu Helinile me oleme koolina hästi palju võitnud, kas või selle lihtsa asja, kui te näete siin seina ääres, siis see on tänu sellele, et Helin julges meile õppima tulla. Et aitäh sulle, Helin, kõige sellest, mis meile oled õpetanud ja pakkunud. Gümnaasiumi lõpetab hõbemedaliga Hedi Aimsalu ja talle on omistatud riigikaitseõpetuse kursuse hõbedane rinnamärk. Gümnaasiumi lõpetab 4 ja 5 Kevin Kaur Ulk ja talle on omistatud riigikaitseõpetuse hõbedane rinnamärk. Gümnaasiumi lõpetab Angelika Francesca Arhilahti.
Gümnaasiumi lõpetab Eliise Joost ja talle on omistatud riigikaitseõpetuse kursuse hõbedane rinnamärk. Gümnaasiumi lõpetab Andra Korjus ja talle on omistatud riigikaitseõpetuse kursuse hõbedane rinnamärk. Gümnaasiumi lõpetab Robin Ringmets ja talle on omistatud riigikaitseõpetuse kursuse hõbedane rinnamärk. Gümnaasiumi lõpetab Patrik Ruotsalainen ja talle on omistatud riigikaitseõpetuse kursuse hõbedane rinnamärk. Gümnaasiumi lõpetab Angeelika Smirnova. Gümnaasiumi lõpetab Keili Tamm ja talle on omistatud riigikaitseõpetuse kursuse hõbedane rinnamärk.
gümnaasiumi lõpetab Kaidi Tamm ja talle on omistatud riigikaitseõpetuse kursuse hõbedane rinnamärk. Gümnaasiumi lõpetab Ervin Tombak. Ja gümnaasiumi lõpetab Siret Pärtel. Palju õnne! Armsad vilistlased, teie klassijuhataja soovib teiega rääkida viimast korda. Austatud lõpetajad, õpetajad ja külalised. Meie ees on Koeru Keskkooli 44. lend, kelle jaoks on läbi saanud üks etapp elust, mis oli kindlasti teistsugune, kui oleks võinud olla. Viimasel 2 aastal pidite kogema nii palju teadmatust. Mida tähendab distantsõpe? Kas tõesti toimub õppetöö kodus? Kas uurimustööde kaitsmine toimub või mitte? Kas pääsen Teamsi? Kas pean veebitunnis olema sisse lülitatud kaameraga? Kas test on positiivne või negatiivne? Kas saame lõpuks tagasi kooli? Kas eksamid on kohustuslikud? Kus toimub lõpupidu? Kas täna saab vihma või paistab päike? Ka praeguseks hetkeks ei ole teadmatused kadunud. Mis saab edasi? Kas minna edasi õppima või minna tööle või võtta hoopis vaheaasta? Mis eriala soovin õppida? Kas valitud eriala on õige? Edi on kirjeldanud oma klassijuhatajat järgmiste sõnadega. Ta armastab tohutult oma ametit. Tore oleks, kui leiaksite omale samuti töö, mida armastate teha. Kui selle õige leidmiseks tuleb teha uusi valikuid, siis mina julgustan teid neid tegema. Keskhariduse saamise üheks kriteeriumiks on uurimustöö tegemine. Mulle meeldisid teie valitud teemad. Kirjutati oma harrastustest, ujumine,
jalgpall, kalapüük. Pandi kirja oma lähedaste elulood, kuidas jõuda spordis parimaks või mida tähendab sõjaväelase elukutse. Kirjutati Tudre külast, kust on pärit vanaema, ja Ervita mõisast, kus oma perega elatakse. Põhjalik ülevaade anti kohaliku kodu-uurija elust ja tegemistest. Valmis ülevaatlik töö teemal 100 aastat hariduselu Aruküla mõisas. Tunti muret õpilaste ärevushäirete või õpilaste kooli ja koju jõudmise liikumisviiside üle. Kõik teie tööd olid mõtestatud ja annavad väikese killu meie ühise kodukoha ajaloost. Soovin, et oleksite hoolivad, sõbralikud, heatahtlikud, ausad, tähelepanelikud ja kohusetundlikud, korrektsed ja abivalmid, kuid samas ka ranged. Olge need, kelle juurde saab probleemi puhul pöörduda. Tegelikult olid need sõnad, millega te iseloomustasite oma klassijuhatajat. Järelikult teile need asjad meeldivad, olge samasugused. Mul on hea meel, kui olen suutnud olla teile eeskujuks. Ja lõpuks soovin tänada enda ja paljude teiste poolt inimest, kes on pannud meid mõistma ja väärtustama asju teisiti. Ta on meile kõigile eeskujuks oma tahtejõu, kohusetundlikkuse, heatahtlikkuse ja rõõmsa meelsusega. Suured tänud sulle, Helin, et olid meiega. Samuti tänan kõiki teisi lõpetajaid. Need olid erilised aastad ja mul oli õnn olla need aastad koos teiega. Kaunis suve kõigile. Tänan. Aitäh, klassijuhataja Siret, aga lõpetava lennu nimel saab sõna Heidi Aimsalu. Tere, kallid õpetajad, lapsevanemad, sõbrad ja tuttavad. 12 aastat kooliteed on silmapilkselt kuhugi kadunud. Pool enda gümnaasiumi ajast saime muidugi kodus passida. Eelmisel aastal oli see koroonavärk ju päris tore, sai kauem magada ja ei pidanud kontrolltöid tegema. Sellel aastal enam nii tore ei olnud. Igatsus kooli ja klassikaaslaste vastu kasvas iga päevaga. Algklassides õppides poleks kunagi arvanud, et sellist kohutavat ja tüütut kohustust nagu kool saab kunagi igatsema jääda. Ja et õpetajaid, kes meile nõmedaid kontrolltöid tegid, ka igatsema jääme. Suur aitäh kõikidele meie õpetajatele. Ma hea meelega ütleks teile kõigile paari lehekülje pikkuses häid soove ja tänusõnu, aga siis saaksid meie armsad külalised ilmselt kuuma rabanduse. Ja aktus veniks ka mitmepäevaseks. Veel kord aitäh, et andsite endast parima. Ma ütlen ausalt, kui Aru keskkooli lõpetamine on nii raske. Meil on ausalt väga imeline klass ja kurb on mõelda, et kooli ja elu teed inimestega, kellega paljudest oleme semud juba 17 aastat, nüüd lahku lähevad. Mõned teist võib-olla mäletavad, aga 9. klassi lõpetamisel jagasin klassikaaslastele tiitleid ja ega 12. klass ei saa kehvem olla.
Seega teie ees on nüüd 44. lennu minigala. Tegemist on väga rõõmsameelse naisega, kellest kohe kiirgab positiivsust. Ta küll ise seda ei taha tunnistada, aga ta on meist kõigist palju kogenum, targem ja tugevam. Ta elas liftis üle ka kõige krõbedama pakkase, ise veel naljatades hääldas, eks ma lähen siis külmikusse. 44. lennu päiksekiir on Helin Kind. See naine särab varsti enda loominguga Pariisis moelavadel. Ta on Helini isiklik päästingel, kes alati appi jooksis, kui lift jooks ikka ja jälle Helinit tundi lasta ei tahtnud. Samuti sai tema käest häid filmisoovitusi Netflixist. Ta on väga sõbralik ja abivalmis, kes hoolib enda ümber olevast loodusest ja inimestest. 44. lennu ingel on Angelika Francesca Archilahti. See neiu on 6 korda käinud vastamas matemaatika kontrolltööd ja elanud üle 4 arkisõidueksamit. Ta teab, et järjekindlus viib sihile. Uskuge mind, tal on isegi loataskus. Ühe korra sõitis kogemata autoga vastu posti, aga see ei ole tema süü, et post valesse kohta ehitati. 44. lennu superhea autojuht on Eliise Joost. Selle noormehe käes on karikad, kaelas medalid, ta keha on higine ja kurk on janune. Ta ujub, hüppab ja jookseb meist kõigis kiiremini kaugemale ja kõrgemale. Tulevikus võtab ta vastu mitu olümpiakulda ja hõbedat. 44. lennu spordipoiss on Patrik Rootsalainen. Neiu, kellel on 2 külge ja kelle tähtkujuks juhuslikult on kaksikud. Ta võib ühel päeval olla täiesti vaikne väike tüdruk ja teisel päeval väga jutukas karm naine, kes oma mehe paika paneb. Ühel päeval kuulab tundides õpetajate juttu kõige hoolsamalt, teisel päeval jutustab pinginaabritele põnevaid lugusid oma nädalavahetusest. 44. lennu kaksik on Keili Tamm. See armas neiu potsatas meie klassi alles eelmisel aastal, aga ta on nagu kameeleon, kes ideaalselt meie natukene hullu seltskonda sulandus. Vahepeal oli lausa tunne, et ta on meiega olnud terve kooliaja. 44. lennu armas uustulnuk on Angelika Smirnova. See neiu on olnud meie klassi varustajaks juba algklassidest peale. On sul puudu käärid või isutab kommi järele, küsi selle neiu käest. Kõike saab. Lisaks on ta mega andekas võõrkeeltes, mis tähendab, et tegu peab olema ilmselt ikkagi päkapikuga. 44. lennu päkapik on Andre Korjus.
see noormees on siiski meie klassi geenius ja kindlasti ei tohi unustada tema krokse. Ta tegelikult oskab kõike, kui ta vähegi viitsib. Ta on üks nendest IT-vendadest, kes alati õpetajatele appi pidi minema, kui arvutiga mingi probleem oli. Ta võtab elu väga lihtsalt ja ei muretse üleliia mõttetute asjade pärast. Pitsapäevadel oli just tema puhveti suur sponsor. 44. lennu itimees on Ervin Tombak. Selle neiu jaoks on väga oluline, et tema ja ta auto ilusad välja näeksid. Kui keegi peaks tema bemmile pisema või kriimu tegema, siis inimene rahuliku südamega magada ei saa ja võib lausa politseiauto kongis lõpetada. See naine on valmis enda ja enda auto ees seisma. Samuti võib tema suust tihti kuulda lauset, lähme paneme joonele vä. 44. lennu bemmipiiga on Kaidi Tamm. See noormees on üks õige Eesti mees, kes tööd ei karda. Talle ei meeldi olukordi keeruliseks ajada ja seetõttu ütleb ta ka kõige ebameeldivam mõtted lühidalt, aga konkreetselt välja. Kindlasti on ta meie klassi staar kalamees ja õllearmastaja. 44. lennu õige maamees on Roba, aga Robin Ringmets. Meie direktor rõhutab tihti, kui oluline on noorte inimeste jaoks uni. Õnneks suhtub see noormees unehügieeni täie tõsidusega ja seetõttu magas tihti esimesed tunnid maha. Kui juhtus, et öösel jäi unetunde napiks, siis kosutas ta ennast kiiruinnakuga õpetaja Tiiu põnevate ajalootundide ajal. 44. lennu unimüts on Ulgu, aga Kevin Kaur Ulk. Ja lõpetuseks annaksin meie klassijuhatajale Siretile meie poolt üle ühe kingituse. Ma näitan ka seda teile. Kella. Ja me teame, et su klassis on väga kena kell, mis tõttu vahel ikka jäi pilk sinna kellaosutitele peatuma ja mõte rändas matemaatikast natuke eemale, täpsemalt söögivahetunnile. Selle jaoks on nüüd lahendus. Juhul, kui õpilased on valmis juba söögivahetund jooksma, tuleb siiski kiired arvutused teha, et teada, mis kell parasjagu on. Lisaks meenutab see kell sulle meiega koos veedetud aega. Suur aplaus meie klassijuhatajale Siretile. Aitäh kõigile! Aitäh Hedile! Hedile võiks ka tegelikult vähemalt 20 tiitlit välja anda. Kas teil tuleb midagi spontaanselt kohe talle? Äkki mingi parim tiitlite väljaandja või midagi? Olete nõus, jah? Teeme Hedile ühe suure aplausi. Aga nüüd, head lõpetajad, on teid tulnud tervitama 11. klassi nimel Janeli Laug.
austatud vanemad, koolipere ja siinviibijad. Teie ees istuvad 44. lennu lõpetajad või nagu mina neid näen, särasilmsed ja elurõõmsad noored inimesed. Teile kindlasti on juba jagatud ja jagatakse veel palju soove ning soovitusi. Ka mina koos 11. klassiga ei jäta teid soovi võrra vaesemaks. Ma soovin siiralt, südamest, et te kõik teeksite ja valiksite selle, mis teid, mitte sugulasi, sõpru, vanemaid, vaid teid päriselt õnnelikuks teeb. Paljud teist veel ei tea vastust küsimustele, kuhu edasi ja mida edasi. Ning ka need, kes teavad, ei ole 100% kindlad. Kuid olgem ausad, kui paljud siin viibijatest on elus ja olus raudsele selgusele jõudnud. Ma julgen väita, et neid on vähe ja kui üldse keegi. Kõige selle juures usun, et need 12 seljatatud aastat on kasvatanud teile suured ja tugevad tiivad, mis teid kõiki kõrgele ja kaugele lennutavad. Tuult tiibadesse 44. lend, aitäh! Te kuulete meie gümnasistide ansambli esituses laulu Olen loodud rändama, klaveril Jana Kullassepp ja solistiks Hedi Aimsalu. Läheb, suured on ootused, mured ja hool, hetkede vool, täituvad lootused. Vahel peatun hetkeks ma, mõtlen, kas seal kõik valmis ei saa, aga jälle ootab mind tee, minema pean edasi veel. Langevad pea kohal tähed ja jalge
Heidi tahtis juba Kalli saada, aga Kalli aeg on veel ees. Heidi kallis, siin on 9 roosat, valgete viiulivõtmetega palli. Need roosad pallid oleme meie. Üks neist, sina meie seast. Aitäh sulle imelise aasta eest! Peab ütlema, et nii rasket lõpupidu pole mul kunagi olnud. Et neid on juba 20 olnud, aga tavaliselt ma suudan ennast kokku võtta, aga täna ei suutnud. See tähendab, et te olete väga erilised ja ma tänan kogu südamest teid kõiki ja teid ka kõiki eraldi, sest te olete tõeliselt erilised. Marko, pane juba muusikat peale. Ja mind isiklikult ohutab ainult see, et juba järgmisel aastal on vilistlaste pidu ja ma broneerisin teile laua. Me armastame teid kõiki. Ja Hedi, see oli täna sinu viimane esinemine meiega hetkel teadolevalt, aga kuna järgmine aasta on vilistlaste pidu, siis sa lihtsalt tuled neidude koori koos meiega ja laulad seal jälle, on ju? Aitäh! Ja ma olen teiste kõikidega olen arvestanud juba korraldusmeeskonnast ka. Kevin teeb kooliraadiot ja siis Eliise paneb lehe kokku ja nii, et hoiame ühendust, ärge sõbralistist meid ära kustutage. Te olete tõesti nii kallid ja siin me kokku saime ja siin me saame veelgi kokku. Imelist suve ja maailma parimaid uusi valikuid ja ägedaid sõpru ja väljakutsed teile. Ja me teeme nüüd teiega koos teie klassipildi, mida teiega koos tahaks küll teha, aga teeme teie klassipildi kohe siin ära, nii nagu me kokku leppisime. On ju? Teeme suure aplausi, 44. lend! Mul on see tunne, kui silma piirune näoga kustutab, ma aiman õnne.